Tere! Minu nimi on Tiina Teder ja täna räägin sellest, kuidas PDF-dokumendist kopeerida teksti ja jooniseid. Selleks siis kõigepealt otsin selle PDF-dokumendi, avan selle, millest ma tahan siis mingit osa kopeerida. Ja selleks, et kopeerimine oleks võimalik, tuleb siia veidi tööriistu juurde panna. Selleks tuleb minna siia üles halli riba peale, kus mõned tööriistad on juba siin olemas, näiteks salvestamise nupp, printimise nupp, kujutuse suurendamise, vähendamise nupp. Parema klikiga avaneb kiirmenüü ja sealt tuleb võtta More Tools, rohkem tööriistu. Kerime selle tööriista nimistu siia lõpuni ja viimase valiku all on kõigepealt Select Tool ehk siis valiku tööriist. Ja teine tööriist, mida meil vaja läheb, on Snapshot Tool ehk siis pildi tegemise tööriist. Vajutame OK ja meie tööriista ribale tekkisid juurde 2 nuppu. Üks on sellise musta noole kujutisega, see on valiku tööriist, teksti valiku tööriist just. Ja siin selline fotokaamera kujutisega nupp. Kõigepealt kopeerime teksti. Minu eesmärgiks on siis sellest, see on nüüd riigieksam, matemaatika riigieksam 2007. Tahan õpilastele harjutamiseks kopeerida ülesande 5, mis siin ekraanil ka näha on. Selleks siis kõigepealt kopeerin teksti. Teksti kopeerimiseks tuleb võtta see valiku tööriist ehk vajutada korra seda musta noolega nuppu, siis võtta tekst plokki. Töötab täpselt nii nagu Wordis. Parem klikk ja öelda, et tahan kopeerida ehk copy. Nüüd võtan Wordi dokumendi ja tahan panna enda esimeseks harjutusülesandeks selle. Selleks nüüd siin Wordis uuesti kiirmenüü ja käsk kleebi ja ongi kenasti tekst olemas. Tähele tuleb panna seda, et rea pikkus on täpselt sama, mis oli nüüd selles PDF-dokumendis. Ehk siis tuleks, selleks, et rida oleks täispikk, tuleks ära kustutada siit rea lõpust see rea vahe. Rea lõppu ja 1 kord delete klahvi vajutada. Kenasti tekkisid täisread. Nüüd sellel ülesandel oli veel ka joonis. Ja ülesande seisukohast on väga oluline ka see joonis lisada. Siis joonise kopeerimiseks lähen tagasi siia PDF-i peale ja vajutan seda fotoaparaadiga nuppu. See on nüüd tööriist, mis teeb valitud alast pildi. Minu hiir muutus väikeseks mustaks ristiks ja selle ristiga, kui vajutan vasakut klahvi, siis saan kenasti ära märgistada selle ala, millest mina tahaksin pilti teha. See ala jääb kas siis sinakas, hallikas või ka võib juhtuda, et siia ümber seda kasti otseselt niimoodi jäädavalt ei teki, vaid see korraks vilgatab. See tähendab seda, et praegusel hetkel on see pilt, mis siin kasti sees on, kopeeritud. Nüüd lähen oma Wordi dokumendi peale, dokumendi lõppu ja mitte dokumendi lõppu, vaid teksti lõppu ja kleebin siia selle pildi. Pilt olemas. Nüüd ma tahaks aga veel natuke midagi teha. Ma tahaks, et see pilt asuks tekstist paremal. Mitte teksti all, vaid tekstist paremal. Ja kui ma siit püüan praegu liigutada, siis kuidagi ei hakka siia see hiir külge seda pilti liigutada ei saa. Tuleb minna pildi peale, parem klikk ja vorminda pilti. Kui on ingliskeelne, siis format picture. Ja siit ülevalt tuleb valida paigutus. Paigutus ja sooviksin, et pilt asuks nelinurkselt tekstist paremal. Need valikud teen siis siin ära, vajutan OK. Pilt kohe tõmbus siia paremale, aga et ta nüüd veel tekstist paremal on, siis nüüd saan sellest pildist kinni võtta kenasti peal ja tõsta ta siia teksti kohale. Word ise kenasti korjab selle teksti siit alt kokku, midagi peitu või varju ei jää ja pilt asub tekstist paremal täpselt nii, nagu mul vaja oli.
ja olemegi saanud PDF-i dokumendist kopeeritud nii teksti kui pildi. Teksti kopeerimisel tuleb veel tähele panna seda, et mingid erimärgid, näiteks ülaindeksid, näiteks ruutmeeter läheb M8 ehk siis see vorming kaob ära ja kui on veel mingeid erimärke, siis need kaovad ka ära. Aga need saab üksikutes kohtades lihtsalt Wordis uuesti juurde teha. Tänan kuulamast!